Muljetaval tulemus, mis meil on olnud. Täna toon sulle meetodi, mille me taaselustame araabia traditsioonilise viisi pistikute juurutamiseks kohtades, kus see teoorias oleks võimatu. Varem tehti seda savikannudega, mis olid täidetud kõrbeliivaga ja millel olid väikesed augud, võimaldades nii köögiviljade ja maitsetaimede paljundamist äärmuslikes tingimustes. Täna näitan sulle selle sama süsteemi kaasaegset, lihtsat ja kodust versiooni, et saaksid seda ka ise samm-sammult teha. Nii et ole väga tähelepanelik ja pane kõik kindlasti kirja, sest alustame kohe praegu. Selle meetodi jaoks läheb meil vaja väga vähe asju, kõik on kergesti leitavad. Kõigepealt on vaja 8 liitrist läbipaistvat pudelt. Samuti kasutan liiva. Ideaalne on jõeliiv, aga sobib ka rannaliiv, ehitusliiv või isegi veefiltriliiv. Kui me peseme selle väga korralikult puhtaks, võime seda kasutada, loputades mitu korda, kuni vesi tuleb võimalikult puhas. Vaja läheb ka 3% või 10 mahu astmega vesinikperoksiidi. Lisaks on vaja kääre või teravat nuga, et pudelisse lõikeid teha ja loomulikult pistikuin. Selles videos töötame sidrunipuu, oliivipuu ja rosmariiniga ning lõikame igast 9 pistikut. Kuigi pea meeles, et see meetod töötab praktiliselt iga taime puhul, mida soovid paljundada või kloonida. Hakkame oma pistikuid ette valmistama. Valime välja 27 pistikut, 9 sidrunipuust, 9 oliivipuust ja 9 rosmariinist. Iga pistik peab olema vahepealses seisus, ei liiga noor ega liiga puitunud. Puhastame hoolikalt iga pistiku alumise osa, eemaldades lehed või väikesed oksakesed, nii et mulda minev osa jääks täiesti puhtaks. Nüüd määrime sellele alumisele osale naturaalset aloe viljaliha. Aloe annab looduslikke juurdumishormoone, niiskust, antibakteriaalset kaitset ja aitab väga palju kaasa sellele, et pistikud hakkaksid tugevalt kasvama. Seejärel kattame selle sama osa jahvatatud kaneeliga. Kaneel on looduslik antibakteriaalne ja seenevastane aine, mis takistab seente arengut ja kaitseb pistikut esimestel nädalatel. Ja pea meeles järgida kõiki samme täpselt nii, nagu ma sulle seletan, sest kui jätad mõne vahele, on väga tõenäoline, et see ei tööta samamoodi. Vaata kogu videot, et saaksid seda täpselt samamoodi järgi teha nagu mina. Nüüd valmistame ette kastmisvee, millega niisutame kogu paljunduskasti liiva. 1 liitri vee kohta kasutame vesinikperoksiidi järgmiselt. Kui sinu vesinikperoksiid on 3% ehk 10 mahuühikuga, siis kasutame täis teeluusikatäit. Kui see on 20 mahuühikuga ehk umbes 6%, siis kasutame pool teelusikatäit. Ja kui see on 40 mahuühikuga või rohkem, siis kasutame 3/3 teelusikatäit ehk sisuliselt vaid mõned pilgad. See segu mitte ainult ei niisuta liiva, vaid desinfektseerib selle, rikastab keskkonda hapnikuga ja hoiab ära seinte tekke. See on väga oluline, et pistikud protsessi käigus ei mädaneks. Nüüd hakkame pudelit ette valmistada. Asetame pudeli püstiasendisse ja täidame selle liivaga umbes 80%. See 20% vaba ruumi ülaosas on väga oluline, sest sinna lisame kastmisvee. Kui pudel on õige tasemeni täidetud, valame sinna kogu selle liitri või 1,5 liitrit vett, mille just valmistasime. Kallame selle otse pealt sisse ilma korgita ning nüüd jätame pudeli avatuks ja ootame kannatlikult, kuni kogu see vesi läbi liiva filtreerub. Liiv imab vee aeglaselt endase ja niiskus jaotub ühtlaselt ülevalt alla kuni põhjani. Alles siis, kui näeme, et kogu vesi on täielikult läbi filtreerunud ja kogu liiv on niiske ning ideaalses seisukorras, siis just sel hetkel asume tegema küljeauke. See on väga oluline. Kõigepealt niisutatakse, alles siis tehakse augud. Kui teeme augud enne, kaotame vett ja liiv ei saa korralikult niiskeks. Nüüd, kui liiv on juba korralikult niisutatud, märgime vildikaga punktid, kuhu iga piskik läheb. Jaotame need kogu pudeli peale laiali, et nad ei jääks liiga lähestikku ja igal ühel oleks oma ruum. Nüüd teeme terava noa või kääridega igasse märgitud kohta ristikujulise lõike. Ristikujuline lõige on ideaalne, sest see ei lase liival välja voolata, sobitub hästi varre paksusega ja hoiab kõik stabiilsena. Kui pistik on peenike nagu rosmariin, teeme väikese risti. Kui see on jämedam nagu sidrunipuu või oliivipuu, teeme natuke suurema risti, aga alati proportsionaalselt. Ja kui mingil põhjusel jäi lõige liiga suureks, võid panna väikese vattitüki risti sisse. See hoiab ära, et liiv välja pääseks ja saad probleemideta jätkata. Kui ristid on valmis, paneme pistikud sisse.
Tõstame need ettevaatlikult sisse, kuni need jäävad umbes 3–4 sentimeetri sügavusele liiva sisse. See sügavus on ideaalne, et need püsiksid kindlalt ja saaksid probleemideta juuri kasvatada. Nüüd valmistame väga lihtsa loodusliku ennetusvahendi. 1 liitrile veele lisame näpuotsad täie kaneelipulbrit, segame korralikult läbi, filtreerime peene riide või kohvifiltri abil ja valame segu pihustisse. Iga 3–4 päeva tagant piustame pistikuid väljaspoolt, et hoida need kaitstuna seente ja bakteeriate eest. Seejärel katame kogu pudeli läbipaistva või valge kottida. See tekitab kerge kasvuhoone efekti, mis hoiab suhtelise õhuniiskuse kõrgena. Kui me seda ei tee, siis pistikud kuivavad ära ega juurdu. Nüüd asetame paljundaja kohta, kus on hea valgus, kuid mitte otsest päikest ja mis väga oluline, kohta, kus tuult ei ole. Tuul liigutab kotti, lööb pistikuid ja võib takistada nende juurdumist. Iga 3–4 päeva tagant avame koti, vahetame õhu ja vajadusel kasutame ennetusvahendit. Ja kui liiv peaks mingil hetkel ära kuivama, mis on üsna haruldane, siis lisa lihtsalt natuke rohkem ettevalmistatud vett, kuni pudel saab oma loomuliku niiskuse tagasi. Ja kui tahad seda teha kõige sobivamal ajal vastavalt kuufaasile, siis siin on sulle õige viide. Kui töötame pistikutega, on meil 2 olulist osa. Maapealne osa ehk vars ja maa-allune osa, mis on juured. Kasvav kuu soodustab maapealset osa, varsi, lehti ja mahla liikumist ülespoole. Aga kuna siin tahame, et kogu energia koonduks alumise ossa, juurdumise, siis on pistikute tegemiseks parim aeg kaheneva kuu ajal. Kaheneva kuu ajal kipub mahla alla liikuma, koondub rohkem alusesse ja see teeb palju lihtsamaks, et pistik kasvatab kiiremini ja tugevamalt uusi juuri. Ja nüüd jõuanegi ühe kõige põnevama osa juurde kogu protsessis. Umbes 6 nädala pärast näed, et pistikud on kindlalt paigas, ei liigu ning isegi valged juured on pudeli plastiku küljes näha. See tähendab, et nad on korralikult juurdunud. Nende väljavõtmiseks me ei hakka pistikuid välja trõmbama. Teeme seda võimalikult turvalisel viisina. Lõikame pudeli üleosa ringikujulise sisselõike, et see avada ja seejärel teeme pudeli ümber mitu vertikaalset lõiget. Nii saame plasti avada osade kaupa, vältides igal juhul pistikute kahjustamist. Ja viimane samm oleks meie pistikute liiva puhastamine. Ja lõpuks oleks meil 9 sidrunipuud, 9 oliivipuud ja 9 rosmariini, kõik ideaalselt juurdunud. Kui see meetod sind üllatas või inspireeris, toeta seda laigiga ja telli kanal, sest tulemas on veel vanu, haruldasi ja ülitõuseid tehnikaid, mida peaaegu keegi ei tea. Ja kirjuta kommentaaridesse, millist taime sa tahaksid, et me järgmises videos paljundaksime. Sinu idee võib olla järgmine, mis siin välja ilmub. Kohtumiseni!